Tere tulemast Herbaseni podcasti. Mina olen Mai ja täna on meil osa 59 ja minuga on koos imeline Kristi. Tere sulle! Tere, Mai! Mul on nii hea meel, et sa siin oled, sest ütlen ausalt, mul ei ole olnud võimalust tulla ühelegi pop-up joogatuuri üritusele, aga ma olen neid Facebookis näinud ja ma olen alati mõelnud, nii tore, et keegi teeb nii väärtuslikku asja. Kuidas sul üldse tuli selline mõte, et me hüppame natukene edasi, võib-olla tavalisest algusest korraks. Kuidas sul tuli üldse selline mõte, et nüüd hakkame mööda Eestimaad käima ja teemegi joogatunde? See idee tuli, ilmselt oli 2017 aasta, kui ma läksin õppima joogaõpetajaks ja meil oli vaja sellist praktilist kogemust saada, et juhendada tunde ja siis saada praktilist kogemust ja samas kohas, et ma olen siis Järvamaalt, siin oli üks teine joogaõpetajaks õppiv naine veel, Triin oli ja me otsustasime, et koos on võib-olla nagu julgem minna sellele teekonnale siis, et hakata juhendama joogatundi. Ja vallad olid samal ajal ka liitunud, et meie vald on Järva vald, 7 erinevast omavalitsusest koosnev selline suur vald ja kuidagi sealt hakkas nagu kooruma, et teeks igas ühinenud valla osas ühe joogatunni ja nagu saaks praktilist kogemust ja läbi selle nagu ühendaks selle valla ka siis ära. Et see oli nagu selline nagu 2 missiooni siis seal selle pop-up jooga juures. Ja juba siis nagu esimesel aastal tuli ka meile selliseid huvitavaid pakkumisi naabervallast ka, et me käisime Roosna-Allikul ja me käisime koduhoovides, tegime sellist privaatjoogat ja see oli nagu selles mõttes hästi selline üllatav tegelikult, et kuidas meid nagu vastu võeti, et meil ei olnud nagu mingid pabereid ja me ise hüppasime ka nagu pea ees tundmatusse vette, lihtsalt vaatame, mis hakkab saama. Me ei olnud tegelikult ju joogaõpetajad siis alguses, me ei olnud nagu seda diplomit kätte saanud, aga nagu meie sees nagu selles mõttes see joogaõpetaja oli juba nagu olemas. Ja siis nii ta nagu läks, et ta nagu lihtsalt hakkas nagu see pall veerema ja lihtsalt kuidagi nagu tekkis ise, võiks nii ka öelda. Et ta ei olnud nagu sunnitud see, et nüüd teeme seda pop-up joogat, vaid ta lihtsalt tekkis ja kuidagi kasvas selline idee niimoodi nagu eksprompt, et lihtsalt teeme, lähme ja nii ta läks. Aga nüüd teil on juba ju mitmes suvi selja taga. Nüüd on juba 4. aasta ja see oligi nii, et esimene aasta ei teadnud ka tegelikult, et kuidas üldse asjad hakkavad olema, et kas me teeme järgmine aasta veel. Ja meiega tehti veel üks intervjuu, Maalehes oli see, kus ma hiljem pärast lugesin ka, et mul on niisugust asja seal lubanud, et äkki lähme üle-eestiliseks ka. Ja kui see teine aasta oli, siis teisel aastal Triin jäi lapsega koduseks ja siis mina jäin üksinda. Ma mõtlesin, nagu üksinda ei taha sellist asja teha, et tahaks ikkagi nagu kellegiga koos, siis ma tegin sellise üleskutse, et joogaõpetajad tulge ja teeme selle tuuri edasi. Ja kuna ma siis joogaõpetajad koolitusel osalesin ja seal ma sain tuttavaid joogaõpetajaid ka endale, siis tuli see nagu tagasiside hästi ruttu ja inimesed tulid kaasa selle mõttega ja me tegime siis teine aasta Mõisades. Ja läksimegi siis üle-eestiliseks juba vaikselt. Aga palju teid seal kokku on? Ma ei oskagi nüüd lugeda kokku. Minu tead see aasta oli, pean selle pildi lahti võtma, et kas 9 äkki. Et see aasta tuli veel üks joogaõpetaja juurde, kes eelmisel aastal ei teinud tuuri kaasa. Aga kuidas siis üks suvi välja näeb? Kas on nii, et iga päev on kuskil joogatund või on ikkagi see, et te võtate mingid nädalavahetused ja siis on nagu eraldi üritused?
ta on nii huvitavalt kujunenud, et kuidagi tekib nagu mingi nädal, kus toimub rohkem joogatunde. Et mina, ütleme siis, olen siis see, kes nagu veab seda eest, proovin panna need asjad paika, need kuupäevad paika ja teha nagu sellist siis tabelit. Ja mul ei ole nagu see, või ma pole nagu öelnud teistele, et kuulge, et pange nüüd sinna need kuupäevad, et lihtsalt lepitakse kokku koht ja lepitakse inimesega kokku, et kui on, ütleme, keegi, kes seal kohas on ka vastuvõtja ja siis vahel juhtub, et on ühel päeval ka mitu joogatundi, mitu selles mõttes, et 2, tavaliselt rohkem üle 2 ei ole. Et me proovime küll sättida, et ei ole ühel päeval mitut, aga võib juhtuda, et on, aga nad on erinevates Eestimaa paikades, et seda me ei tee, et näiteks Järvamaal ühes samas kohas on siis mitu, need ei konkureeri üksteisega ja. No väga lahe, see on kindlasti tänuväärt ettevõtmine. Aga ma tahaks nüüd tulla ja surkida natukene sinu lapsepõlve ja üldse sellesse teekonda, kus sa otsustasid, et sa tahad õppida joogat rohkem. Kas sa mäletad seda hetke, kui ma eeldan, et sa käisid enne mõnes joogatunnis, kui sa otsustasid õpetajaks õppida? Kas sa mäletad seda hetke, kus sa olid seal trennis ja mõtlesid, nüüd ma tahan rohkem teada, nüüd ma õpin õpetajaks või see on selline ühtlane teekond? Ikka mäletan, jah. Et tegelikult see läkski, et jällegi ma tunnen nagu joogas need asjad, mis ma olen teinud, nad on kuidagi läinud lihtsalt. Et nagu lihtsalt nagu juhtunud, et mingi asi, mis ilmselt nagu on kuskilt poolt ette määratud, et võib-olla mina, ütleme, olen võtnud küll selle otsuse vastu, et ma olen joogaõpetaja, aga ma tunnen, et tegelikult see on miski selline nii-öelda kõrgem, mis võib-olla on kuidagi, ma ei teagi, kes siis minu peale pannud selle. Ja 2017 läksin Järva-Jaani joogatundi ja ma ei olnudki pikalt tegelikult joogat teinud, enne kui ma joogaõpetajaks läksin õppima. See oli äkki pool aastat või kuidagi sinna kanti. Ja ta tekkis võib-olla natukene ka sellest võib-olla heas mõttes kadedusest või nagu sellisest, seesama Triin siis, et kellega me hakkasime neid jooga asju tegema, et tema läks ka joogaõpetaja koolitusele ja mina olin nagu see, kes natuke nagu kahtles veel, et mis mina ja niimoodi. Aga ma tundsin tegelikult võib-olla isegi esimeses tunnis ära, et ma tahan rohkem jooga kohta teada saada. Et ma ei teadnud, kas ma nagu hakkan seda juhendama, hakkan teistele ka õpetama, aga ma seda teadsin, see oli armastus esimesest silmapilgust, kohtusin joogaga ja nüüd oligi müüdud, et see jah, ilmselt kohe nagu tekkis ja kui Triin läks õppima joogaõpetajaks, me olime samas tunnis, me enne 11 ei tundnud ka, me saime joogatunnis tuttavaks ja tema läks õppima ja siis minul oligi see, et nagu, mis mõttes, et ta nagu nii vähe joogas käinud ja nüüd läheb nagu joogaõpetajaks õppima. Ja ta ongi nagu hästi palju mind inspireerinud, et tema pärast on see pop-up jooga ka, et me koos hakkasime tegema ja see julgus teha neid asju ongi tulnud läbi nende koostööde. Et kedagi sa imetled kõrvalt, vaatad, et tema teeb, et ma lähen ise teen ka. Et see on nagu tõuke andnud, et minu sees ilmselt oli ka see impulss olemas, aga kõrvalt nagu vaatad teist ja siis saad selle suurema tõuke midagi teha. Aga kas sul on elus veel mõni näide, kus sa oledki saanud selle tõuke väljaspoolt, et midagi teha või midagi otsustada? Või praegu ei tule just mõni näide meelde? Ei oskagi öelda, jah. Et selles mõttes on küll, et kui inimene mind nagu mingid inimesed ja mind inspireerivad, et mingid inimeste lood inspireerivad ja ma ei oska konkreetselt näidet tuua, aga kui ma loen nagu keegi on mingit teksti kirjutanud, et ma saan nagu teistest inimestest sellist inspiratsiooni küll.
et seda küll, et just see, et keegi mingist raskest asjast näiteks üle tulnud, et ka see, et annab endale nagu seda tuge ja jõudu juurde, et sa tead, et teistel on ka olnud neid hetki, millest üle tulla. Et inimesed jah, selles mõttes ikka inspireerivad mind jah. See on väga hea. Kas sul on äkki ka mõni nimi, keda sa oskad soovitada, kas kuskilt YouTube'ist või mõne raamatu autorid, kes on sind eriti mõjutanud? Minu enda joogaõpetaja kindlasti Pamela Maran, Sleeping Yogini leht on, et kindlasti seda soovitan. Ja viimasel ajal ma olen nagu rohkem hakanud uurima ka sellist, mis teema ta siis nüüd, kus alla ta nüüd siis lähebki, et Irene või Irene Lion, selline nimi on, ja siis on Teal Swan, et need kaks naist mind hästi inspireerivad ka, nad räägivad nagu traumast ja lapsepõlve teemadest ja nendest, et sellised huvitavad teemad on neil. Väga põnev. Mulle alati meeldib küsida, sest kunagi ei tea, me oleme hästi palju kodus praegusel ajal ja nii hea on saada inspiratsiooni, et kes mida kuulab või jälgib, et äkki mulle sobib ka või äkki on mingid teemad, mis kattuvad parasjagu. Et kuidas see närvisüsteem ja kõik see huvitab, et minu jaoks on need sellised hästi huvitavate teemadega on nad jah välja tulnud. Aga mis iseloomustab sinu joogat üldse? Mis stiili tunde sa annad? Võiks öelda, et ma olen nagu ajas muutunud, et hiljuti, kui ma ühte joogatundi juhendasin, siis mulle öeldi, et issakene, et ma kardan su tundi tulla, sest et sa teed nii raskeid tunde, et ma olen nagu kuidagi pehmemaks läinud. Et võib-olla alguses oligi see, et kuna ma ise ka kogesin seda, et läbi selle füüsilise pingutuse tuli see vaimne pool ka kaasa ja siis ma ise ka pidasin oluliseks seda, et nii pingutage nüüd täiega ja tegin sellist nagu jõulist joogatundi ja võib-olla tõesti panin inimesi kannatama seal tunnis. Aga nüüd ma olen nagu pehmema joogatundide juurde jõudnud, et selline vinyasa tund ikka. Aga ma ei ütleks, et täitsa pehme ta on, et ikkagi selline voolav, aga samas vahepeal ma arvan ikkagi endiselt, et natukene tuleb pingutada ka. Et minu jaoks on nagu jooga on see, et ta on läinud järjest vaimsemaks minu jaoks, aga see füüsiline pingutus on ka jäänud või et ma kuidagi nagu kombineerin seda, et saab nagu füüsilist poolt, vaimset poolt ja ise ka, et vahepeal teengi sellise pehmema tunni, et kui ma nagu ise enda jaoks teen joogat ja vahepeal võtangi selle, et nii nüüd on see füüsiline pool siin oluline. Ja mulle meeldib ka teha sellist joogatundi, et ma teen vinyasa jooga, kus natuke on sellist pingutust või rohkem pingutust ja siis lõpetame selliste pikemate pehmete venitustega. Et see on võib-olla see, et mis on nagu minu see kõige suurem suund. Aga ma arvan, et ma ajas ise ka muutun, et mis aasta pärast tuleb, et võib-olla nüüd jälle luban siin mingeid asju, ütlen välja, et tavaliselt mingid asjad kipuvad täide minema, et võib-olla mina seda tead, äkki teengi rohkem meditatsioone ja sellist asja, et see mind kindlasti ka väga kõnetab. No eks me siis aasta pärast vaatame, mis on muutunud. Aga kuidas jooga sind on mõjutanud matilt väljaspool? Kas sa oskad näha seoseid ka sinu tavaelus, ütleme siis näiteks kas mingites peretoimetustes või sõpradega suheldes või töökollektiivis? Kas sa oskad välja tuua selle näiteks, kuidas jooga on sind toetanud? Kindlasti palju, et just sellist ülemõtlemist on vähem, et muidu mingid arusaamatused näiteks kuskil on olnud, et siis need on vaevanud mingid kuid ja võib-olla aastaid isegi. Aga et nüüd kuidagi, ma ütleks, et mul üldse nagu sellist ülemõtlemist ei ole, et eks seda on ikkagi endiselt veel, aga
ja noh, see võib-olla ei olegi see eesmärk, et nagu täitsa nagu nulli peale minna, et see on ka see teekond, et kus me oleme. Et seda on nagu vähem ja just seda vaatlemist ka kõrvalt, et alati võib-olla ei pea nii-öelda hagu andma, on ju, et kui mingid teemad on, et viskad nii-öelda seda hagu juurde ja teemad lähevad suureks lõkkeks ja siis ei saa enam seda kustutada kuidagi, on ju. Et sellist kõrvalvaatamist on jah rohkem, et kui enne nagu seda üldse ei olnud või sellist palju asju võtsin ka nagu selliselt isiklikult, et kõik asjad nagu torkisid. Ja nüüd, kui ma nagu märkan, mingi asi torgib, et ma märkan seda endas, et siis ma oskan sealt ka edasi minna. Aga kas sul on mõni nipp ka siis vaatajale või kuulajale, kui tema tahaks ka jõuda sinna, et lihtsalt vaadelda ja mitte siis nii hinge võtta või mitte nii tugevalt reageerida? Kas seda saab mingi lihtsa nipiga endale õpetada või pigem peab selle jaoks ikkagi pikemalt praktiseerima? Oi, kus on küsimus? Et no, mina võib-olla tunnen jah, et iga selle joogatunniga nagu loon endasse midagi sellist, mille ma võtan iga päev ellu kaasa, et just need vaatlemised ja kõik need asjad, et ma iga joogatunniga nii-öelda siis teengi seda uut mustrit enda sisse. Et ma arvan, et sellised vaatlused ja asjad, et kui sa oledki mingis olukorras ja sul tuleb meelde ennast korraks kõrvalt vaadata, et need kindlasti aitavad. Aga seda ja see, kui sa ütleme, oled võib-olla kuidagi käitunud mingil viisil, et midagi hakata üle analüüsima ja nüüd anda endale andeks, et nii, et juhtus, siis juhtus ja vaadelda ennast võib-olla rohkem kõrvalt kui eraldiseisvalt. Täiesti nõus. Nüüd tuleb kuidagi siis jõuda selleni, et see väike hääl ütleb, et nüüd vaatame kõrvalt, mitte et ei reageeri. Aga jällegi jooga aitab, kindlasti aitab. Aga kui me lähme nüüd sinu päeva peale, siis milline näeb üldse välja üks sinu päev, sellepärast et tavaliselt ju igasugused eelarvamused on joogaõpetajate kohta, küll nad mediteerivad 5 tundi päevas ja siis teevad oma praktikaid 5 tundi ja siis on üldse ainult taimetoitnesed. Et murrame nüüd natuke neid müüte ka, et milline on sinu üks keskmine päev? Keskmine päev. No see tegelikult, eks ta ka oleneb, ma arvan, et mul on nagu sellised erinevad perioodid, et jooga on mu ellu küll jäänud, aga eks on nagu nii, et vahel ma teen vähem, vahel ma teen rohkem. Et mul on proovinud nagu sellist hommikupraktikat küll võtta, et kas või siis 5 minutit, et natukene liigutan enda keha ja vaatan ka korraks, et kus ma siis parajasti praegusel hetkel asun. Ja üldse nagu mingisugused hetked tavapäevas ka, et ma üha enam proovin ka vaadata, et kus kohas ma olen. Ja vahel nagu mind on aidanud ka see, et kui jälle nende 2 naise juurde tagasi tulla, et siis üks naine, see Iriin, rääkis, et kuidas nagu ennast ka võib-olla rahustada. Et kui paned siis parema käe siia südame juurde, aga võta siit küljest kinni ja vasak käe paned siis siia õla peale. Ja. Ja et ma teen ise ka vahel seda tavapäevas, et kui tunnen, et kehas on nagu miskit pinget või midagi hakkab nagu tulema. Et mu meelest on see selline tore asi. Ja. Tegelikult vaata, kui sa hoiad ka niimoodi, siis proovi nüüd, ma ei tea, mingit pinget enda sisse luua, et väga ei õnnestu. Ja, see on väga hea nipp. Jah, et ta nagu rahustab seda närvisüsteemi ka veidi, jah. Ja kuna mu töökoht asub lähedal, siis ma sõidan
rattaga, vähemalt ma proovin sõita rattaga 4 kilomeetrit töö juurde ja siis tagasi ka 4 kilomeetrit, aga alati see ei õnnestu, et vahel tuleb autoga ka minna ja täitsa taimetoitlane ei ole, aga ütleme, et võib-olla see jooga kuidagi nagu selles mõttes on mind mõjutanud küll, et rohkem on sellised taimsed valikud mu ellu tulnud. Et ja seda varem ei olnud nii palju. Et vist jah, mulle tundub nii vähemalt. Aga oled sa ise mingite müütidega kokku puutunud või pigem sa näed, et ikkagi need vaikselt lahustuvad ja inimesed on tegelikult avatumad? No see näiteks jah, et meestele jooga ei sobi on ju. Või et see on naiste asi, et see kindlasti on üks selline asi. Aga seda ma näen ka, et ikkagi mehi käib joogas ja need, kes käivad, et nad kuidagi nagu ei mõtle, et nüüd mehelikkus saab kuidagi, ma ei tea, torgitud või haavatud läbi selle, et pigem ma arvan, et kui nad tulevad joogasse, et siis nad avastavad, et jooga on nende jaoks ka ja et sobib kõigile. Ja mõtlen, mis müüte on veel olnud, jah. No ilmselt see ka, et on ainult selline istumine, et jooga nagu see mitmekülgsus või see ei ole võib-olla inimesteni jõudnud, et sa võidki istuda, et see on jooga, aga samas sa võid teha ka selliseid harjutusi ja võid teha lihtsamaid harjutusi ja võid teha selliseid harjutusi ka, mis on võib-olla väga rasked. Et kõik saavad nagu enda jaoks leida sealt midagi. Et mina vähemalt leian seda, et kui sa tahad joogat teha lihtsalt sellepärast, et nagu see vaimne pool on oluline, kui sa tahad joogat teha nagu treeninguna, et treenida oma keha ka, et siis tegelikult saab kõike. Et see on ka võib-olla see, et mida kõik ei tea. Ja ma arvan, et see ka on ilmselt on võib-olla inimeste puhul nagu see vabandus, et võib-olla nad on nagu aru saanud, et joogas on ikkagi sellist vaikust ja kõike ja ei julgetagi tulla joogatundi, sest et see vaikus on väga hirmutav, et mis sa siis avastad sellest vaikusest, mis sa avastad enda seest. Et see ei ole jah lihtne. See on väga huvitavalt välja toodud, et tegelikult ma usun, et see nii ongi. See on hirmutav, sa oled üksi iseendaga, sest on ju ka neid hetki, kus ongi see savaassana lõpus ja sa näed, et mõni rullib mati kokku ja ta lähebki ära. Et vältida seda nüüd, ega tunni lõpus ei olegi see pikk, see on ju paar minutit kuni 5 minutit. Aga seda on ikkagi palju, sest me oleme harjunud olema kogu aeg kära sees. Aga kuidas sina siis puhkad? Sul on töö, sul on jooga, sul on väga palju asju. Milline on sinu puhkeviis? Kuidas sa ennast välja lülitad? No mina olen tegelikult hästi suur molutaja. Et mulle see Fred Jüssi elustiil ja kõik see väga hästi sobib. Et kus ta see film ka tal oli ja mis ta seal kõik välja tõi ja ma väga samastasin ennast temaga. Et sellise molutaja tegelikult. Et mul on ka jällegi, mul on mingid perioodid, kus ma tunnen, et on võib-olla sellist toimetamist rohkem ja siis ma lihtsalt, ma ei saa nagu olla kogu aeg selle tsükli sees, et kus ma kogu aeg toimetan, et mul on lihtsalt seda molutamise aega vaja ja loodus on hästi suureks abiks selle juures. Ja ma lihtsalt lähen, et mul siin lähedal on raba, ma lähen rabasse, lihtsalt istun seal, see aasta avastasin ka, et rabas on tore ujuda. Et see oli hästi suur hirm ka minu jaoks ja mida ma arvan, et mille juures on jooga mind aidanud, on see, et ma rabalaukas nüüd käin ujumas, et ei juhtunudki mitte midagi, ei surnudki ära seal on ju, et endiselt elan, et see loodus on hästi suur selline koht, kus ma puhkan, veedan oma vaba aega. Ja kui loodusesse minna ei saa, siis ma ei teagi, natukene raamatut ka võib olla. Aga ma tunnen, et see molutamine või see just nagu õnnestub looduses paremini, et kui ma olen kodus, et siis on ikka nii, et on see telefon näiteks on ju, et siis tahaks võib-olla sinna minna.
aga looduses on nagu rohkem sellist võimalust lihtsalt olla. See lihtsalt olemine on hästi oluline minu jaoks. See võiks kõigile olla väga oluline, aga seda on raske teha, ma olen nõus, sest mõtteid on ju keeruline välja lülitada, on ju, jõuame tagasi sinna, miks me ei taha olla vaikuses. Lihtsalt olemise kunsteks. Aga sa mainisid ujumist. Kas sul on veel mõni tore tervisenipp, mida sa jälgid? Kas enda jaoks või soovitad sõpradele, lähedastele? Saun ütleme või? Et saunas mulle meeldib käia ka ja enne seda, et seal on ka jällegi toodud see karastamine või see külma sees olemine ja seal ma tean, et mõned ei ole seda soovitanud jällegi seda teha, et oled seal külmas, et mis minu nagu üks rituaal on olnud natukene aega, on see, et enne sauna käin külma duši alt läbi või kui on võimalus, et mul on siin tünn ka, siis tünni sees on ka selline külm vesi või jällegi lumehang, et nagu selle külma sees natukene võib-olla mediteerida, et sellest õudsest tundest nagu üle saada ja et mis on mul endiselt, et enne kui ma sellega tegelema hakkasin, et siis ma mõtlesin, et need inimesed, kes karastavad ennast või ujuvad külmas vees, et siis nende jaoks on see lihtne, aga mul on aru saanud, et tegelikult see on endiselt ongi vastik, aga see on tore nagu eneseületus ka ja pärast seda ma olen siis sauna. Et selle kohta ja mul on nagu öeldud, et see võib-olla ei ole tervisele nii, aga ma nagu tunnen, et see vaimne pool ka seal juures, et see eneseületus, et see minule näiteks toimib. Ma arvangi, et inimesed on võib-olla erinevad, et mõnele üks asi toimib, mõnele toimib teine asi. No täpselt. Et jah, et kõik võib-olla ei saagi sellist asja teha, aga mõni võib-olla leiab sealt ka, et on selline mõnus ja see külma ja kuuma tunde selline vaheldumine. Ja saab ju alustada ka külma duši ja sooja saunaga, eks, et kui see külmas ujumine tundub alguses liiga palju. Ja üldiselt ma olen selline ökofriik ka võib-olla natukene, et proovin veidi neid silte ka enne, kui selle joogaga tegelema hakkamist tegelikult jälgida, et mida ma siis tarbin ja tihti ikkagi mõned võib-olla ei pea nagu otstarbekaks osta, ma ei tea, 5 korda kallimat asja, aga minu jaoks, ma ei tea, kuidagi ma olen ära müüdud, kui keegi ütleb, et on ökoasi ja siis kohe silmad lähevad särama, et tahaks võib-olla neid naturaalseid asju ikkagi rohkem tarbida. Ja umbrohud ka ja et mida ma üha enam avastan, on see, et need umbrohud on hästi mõnusad. Ja see aasta ma esmakordselt fermenteerisin naati näiteks, et siis teha sellist fermenteeritud naaditeed kunagi, kui siin külmamaks läheb ja et need on võib-olla uuemad avastused, need umbrohud minu jaoks. Väga hea, et on avastused, see on oluline, siis edasi läheb lihtsamaks, aga et selle avastuseni jõuda, see on mõnel paar aastat, mõnel 20 aastat, eks. Et jaa, tervis on ju meie enda umbrohus peidus. Aga millest sa unistad? Unistan, ma ei tea, see on see misside vastus. Mõtlen, kogu aeg olen mõelnud, et kui on räägitud, et missid vastavad nendel võistlustel, et sooviks maailma rahu, siis on öeldud, et mingi tüüp vastus ja kõik vastavad nii, et tegelikult minu meelest on see väga hea vastus nendel. Et võib-olla ongi mul selline nagu suur rahuunistus ja et hetkel ma ei teagi tegelikult, ma olengi nagu praegu selles pre-juice'i staadiumis, et lihtsalt olen olemas, kogen seda, mis parasjagu on. Ja võib-olla siis mingid unistused vaikselt kooruvad, et võib-olla hetkel ongi nii, et
teatud unistused on täide läinud ja uued loovad enda jaoks teed veel alles. Et hästi suur unistus minu jaoks näiteks oli Islandile minna, see oli vist 10 aastat, ma ei tea, kaua mul see unistus. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa sinna kunagi minna, aga see soov oli nii suur mu sees, et käisin ikkagi ära seal. Käisin nii, et ma sain tasuta reisi ja lõpuks läks nii, et maksti veel peale ka. Ühe projektiga ja niimoodi läks. Vot, ma juba tahtsin küsida, et oota, siin on kindlasti veel neid, kes tahaks tasuta reisile ja veel nii ägedasse kohta. Jah. Et võib-olla jah, et ma tunnengi võib-olla, et mingi unistus veel koorub, või kui joogaalaselt rääkida, et siis mul on olnud tegelikult see joogastuudio unistus ka, et kuna ma olen selline joogaõpetaja, kellel oma stuudiot ei ole ja ma käin, kuhu siis kutsutakse mind, et siis on olnud see unistus ka mul, et oma joogastuudio oleks ja kus saaks erinevaid töötubasid läbi viia. Eks siis näis ja et võib-olla mõni unistus on see, et läheb natukene ka selle jaoks aega. Kindlasti, aga kui see juba on kuskile välja öeldud või seeme idanema pandud, siis ma olen kindel, et üsna pea see uudis juba tuleb, et ongi see stuudio kuskil. Aga kui sa jagaksid meile ka natuke seda poolt, näiteks neid unistusi nüüd ellu viies või varasemaid unistusi realiseerides, mis on olnud see, mis sind takistanud on? Või kas on midagi, mida sa kindlasti kardad ja see nõuab sinult pingutust, et ära teha või sellele kartusele vastu minna? Või pigem siis, kui ongi see kartus, siis loobuda ja võtta midagi muud? Kuidas sinu kogemus on? Ma arvan, et võib-olla see takistanud, ma arvan, et ilmselt ongi see, et me ise oleme iseendale kõige suuremateks takistusteks. Et selline ebakindlus ja enda ümberrääkimine võib-olla on olnud, et mis mina ja võib-olla me ikkagi peaks seda tegema ja et sellised lood on küll peas olnud mul. Ja. Aga mul on ka nagu see teine pool ka, et kui mul on mingi väga selline suur soov olemas, see peab ikkagi tõesti suur olema, et siis või teha ka selliseid napakaid asju, võib-olla nii-öelda napakaid asju, et lõpuks ikkagi eesmärk saaks täidetud. Ja kui ütleme, see eesmärk ei saa, et mõne puhul on ka see, et mõne unistuste puhul, et näiteks kunagi ma tahtsin televisioonis töötada, et ei läinud nii, nagu ma tahtsin, et siis võib-olla ongi nii, et minu tee lihtsalt oli kuskil mujal. Mine tea, võib-olla tõesti, aga võib-olla jälle 10 aasta pärast vaatame, et ohoo, et hoopis seda pidi on läinud asjad. Ja üks unistus veel ja mul tuli praegu meelde selle televisiooni asjaga, et see filmi tegemine ka ja et ikka jõuame selle unistuseni välja, et ma arvan, et see võib-olla tuksub mu sees endiselt, et vahel võib-olla kaob ära kuskile, et mingit filmi teha ja et mingi see jah, praegu kui ma vaatan endasse, et siis eks see, et jah, mingid vanad unistused hakkavad ka tulema pinnale vaikselt veel, et jah, see filmi või see lugude rääkimine või kirjutamine, et kõik see on tegelikult ka selline oluline teema minu jaoks ja ka väiksest peale ilmselt. Päris mitu unistust tegelikult on ju, alguses hakkad mõtlema, et mis polegi midagi. Polegi midagi. Aga mis teeb sind õnnelikuks? Kuidas sa enda jaoks üldse defineerid õnne? Õnne, jah. See on ka üks hea küsimus. Mis see õnn on? Mis teed sinu jaoks? Ka minu jaoks, jah.
et see, kui ma saan ennast teostada, ma arvan, et see on üks oluline asi minu jaoks, et see eneseteostus, see, et ümbritsevatel inimestel on kõik hästi. Et see võib-olla on siis see, mis on õnn minu jaoks ja sellised lihtsad asjad ka tegelikult, et mida näiteks jooga ongi mulle ka õpetanud, et lihtsalt sa vaatadki seda, ma ei tea, lepatriinut kuskil liikumas ja kitse hüppamas seal kuskil põllu peal ja tegelikult ka selles võib leida seda õnne, et selles hetkes, kus sa oled ja kus on võib-olla lihtsalt tavalised asjad, aga need tavalised asjad võivad ka õnnelikuks teha, et oleneb see, et kuidas neid asju vaadata. Kui sa vaatad, et mingisugune suvaline kits jookseb seal või sa jääd teda imetlema ja vaatad, et temas on see elu ja see elu on nagu nii suur, et kus kõik see elu nagu või mis selle elu vorm on tegelikult, et on kitsedes, on puudes, on meis endas, et see on tegelikult äge, kui nagu selles osata nagu niimoodi neid asju vaadata või olla selles kogemuse sees sel hetkel. Et see on võib-olla ka siis õnn, jah. Väga hästi kokku võetud. Ma olen sinuga nõus tegelikult tõesti. Kui sa suudad selles hetkes seda ilu näha, siis muud ei olegi vaja, eks. Aga nüüd ma küsin sult kõige raskema küsimuse. Kas sa oled veel raskemad? Ei tea, jah. See oleneb. Mõne jaoks ta ei olegi raske. Aga lihtsalt vastagi, mis sul kõige enne tuleb pinnale. See ongi õige vastus. Kui me nüüd võtame sul kõik rollid ära, kõik tiitlid, nime, soo, joogaõpetajad, kõik rollid, mis sul on, võtame ära. Ja nüüd sa peaksid ennast kirjeldama. Mis siis alles on? Kes sa siis oled? Ma olengi siis mingi valgus või energia või jah. Energia, jah. Tuligi tegelikult üsna lihtsalt. Ja. Aga me oleme siin nüüd päris kenasti juba saanud jutustada. Kas sa tunned praegu, et mingi oluline teema on jäänud katmata ja sa tahaksid seda võib-olla veel jagada? Ei teagi, jah. Võib-olla praegu ongi, et on selline terviklik ikkagi. Et eks neid teemasid tegelikult on üksjagu ikkagi veel, aga siis juba teist podcasti vaja. Täiesti nõus, neid teemasid on kindlasti veel ja rõõmuga räägiksin pikemalt, aga täna on lubatud 45 minutit. Nii et kui sul nüüd armas kuulaja või vaataja on mõni küsimus, siis kuidas saaks neid küsimused edastada? Kuhu tuleb kirjutada? Võib mulle kirjutada pop-up jooga postkasti. Sinna, jah, postkasti. Küsis ka ükskord, et mis see postkast on. Et kirjutada siis sõnumitesse, jah. Facebooki lehele siis? Ja sinna. Võib mulle isiklikult ka kirjutada. Aga seal lehel ma ka siis põhiliselt ise haldan neid. Et ma arvan, mu Facebookist leiab ka üles, et võib-olla niipidi on isegi parem. Et mulle isiklikult kirjutada, et siis on näha nimi ja inimene ka seal juures. Ja, tunnistan, ei ole keeruline leida. Aga suur tänu sulle, Kristi, et sa täna tulid ja sa jagasid ja suhteliselt ka eksprompt tuli meil see vestlus. Ja see on tore, et sa olid valmis haarama kohe sarvist. Lähme teeme, vaatame, mis tuleb. Tuli väga äge vestlus. Ja ma loodan, et ka sina, armas kuulaja või vaataja, said siit enda jaoks midagi. Kui sul on mõni küsimus, siis kirjuta julgelt
kui sa ei leia mingil põhjusel üles, siis kirjuta siia video alla, kindlasti edastan need mõtted. Ja kuula meid ikka ka Spotify's või YouTube'is. Ja mina tänan sind ja ma tänan, et sa veetsid meiega selle toreda 40 minutit. Me kohtume juba uues saates ja seniks soovin mõnusat nädala jätku. Aitäh! Ja aitäh minu poolt ka!